Suvi on terrassi aeg ja nii mõnelgi mehel käib terrassi ehitamine tavaliselt nii, et tööriistakast õla peale, puumarketisse sealt vajalik materjal ja lähebki ehitamine lahti, kuid tegelikult ega see nii lihtne ei ole. Ja siin Pärnu puumarketis ma palusin meestel ette valmistada mulle hinnapakkumised, et aru saada, kui palju erinevatest materjalidest terrassid võivad hinnalt erineda. Kõige esimene hinnapakkumine ja näidis siin Pärnu puumarketi õue peal on siis kõige lihtsam tavaline nii-öelda roheline terrass ja koosneb ta siis vundamendiblokkidest, alusplokkidest, 50x150 alustaladest, mis on paigaldatud circa 50 centimeetrise sammuga ja terrassi plangutusest. Terrassi planguks on siin siis antud juhul 28-120 lauad ja mis selle terrassi hea või halb omadus on, see muuseas kõige odavam nendest terrassidest, mis me täna vaatleme, kuid sellisena paigaldatud vundamendi peale talade paika reguleerimine on suur ja keerukas töö, seepärast et mõni plokk satub maa sisse madalamalt, mõni kõrgemalt, siis me peame siia alla panema kas siis ruberoidi tükikesi, mis on kõige paremad reguleerimismaterjalid ja hiljem kinnitame selle terrassi siis terrassi talastiku siia vundamendi külge ning kinnitusvahendid on siis 2 tükki, kõigepealt ankrukruvid, need on spetsiaalsed kruvid, millega kinnitada neid nurkasid puidu ja ploki külge ning teiseks spetsiaalsed terrassi kruvid, millega kinnitatakse siis terrassi plangutus otse ülevalt alla. Ja selle terrassi hinnaks mul on palutud hinnapakkumine teha 12 ruutmeetrisele terrassile, see tähendab siis 3 meetrit ühtepidi, 14 pidi ja selle hinnaks tuleb 366 eurot ja 93 senti. Kõik asjad, mis siis selle terrassi ehitamiseks vaja on siia hinna sisse pandud. Nüüd aga palume meestel koostada järgmise näidise. Järgmise terrassi variandiga kõigume nüüd hinnaskaala teise serva ning nii nagu esimesegi puhul hinnapakkumine on tehtud 12 ruutmeetrisele terrassile. Terrassi alus jääb praktiliselt sama. Terrassi kattematerjaliks on aga seekord termomänd ning termomänd nüüd tavalisest immutatud puidust erineb see poolest, et teda on töödeldud kõrgel temperatuuril ja ta on äärmiselt nii-öelda niiskustundetu. See tähendab, et tal ei ole niiskusliikumisi, mis on tavalisel puidul ja ta peab ilmastikule ka väga hästi vastu ka. Ka see kinnitus, mida me siia oleme valinud, on natukene nüüd kallim kui tavaline kruviga ülevalt alla terrassilaua kinnitamine. Nimelt need on need kinnitusklambrid, meie saadetes me oleme neid ka näidanud, nad pannakse laua altpoolt küljest laua külge kinni ja siis tulevad kruvid ülevalt alla siit 2 laua vahelt. See tähendab praktiliselt ülevalt alla kruvi ei olegi. Ülevalt alla kruvi halvaks omaduseks võime lugeda seda, et teeme nii hästi, kui me seda tööd teeme, sinna jääb ikkagi väikene lohk, kuhu vesi jääb pidama ja 10 aastate jooksul ta võib kahjustada puidu tekstuuri ja puidu olemust. Nii et tegemist sellise väga head klassi terrassiga ning kui kõik tarvikud, mida me siin vajame, on ilusti kokku löödud, siis saame selle 12 ruutmeetrise terrassi hinnaks 867 eurot ja 73 senti. Kuid peab mainima, et vähemalt mina olen arvamusel, et sellise kinnitusega ja termotöödeldud puidu kasutamine on seda hinda väärt.
meie järgmine hinnapakkumine Lehise terrass ning aluskonstruktsioon, nii nagu nägite, ikka sama, natukene tüütud sellist reguleerimise, sättimise tööd, aga Lehise pinnakate, nii palju kui mina olen siit-sealt kuulnud, siis loetakse seda üheks hinnatumaks materjaliks ja seekord kinnituseks me oleme valinud mitte otse ülevalt alla kruvid ja mitte ka altpoolt paigaldatavad klambrid, vaid sellise spetsiaalse kinnitusvahendite komplekti või süsteemi, see kannab SV kaubamärki, kus on olemas selline paigaldusrakis, mis pannakse siia terrassilauale peale ning kasutatakse spetsiaalseid kinnituskruvisid, mis lähevad siis siit laua külje pealt sisse, nii et ära jääb jälle see ohukoht, kuhu koguneb vesi ja tahes-tahtmata ta võib kahjustada terrassipinda. Selle süsteemi puhul kruvi jääb, näete, niisugune põnevalt pool viltu ülevalt alla, tal on ka siin üleval keere, mis hoiab selle terrassilaua oma koha peal, et ta ei saa nagu laua kuivades või kokku tõmbades ei saa hakata seal krigisema ega üles-alla kõikuma. Igal juhul minu meelest näeb see terrassilaudis või terrass uuena väga ilus välja ja Lehise lauda loetakse looduslikest laudadest, mis meil on enim kasutatavad ikkagi üheks parimaks ning hind kokku 12 ruutmeetrisel terrassil siis 623 eurot ja 51 senti, aga materjali plusspoolele ma pean ütlema veel seda, et paigaldustööriist, mis on ilmselt otstarbekas ikkagi soetada mitte ühe terrassi ehitamiseks, vaid juba siis see terrassi ehitamine ametiks ette võtta, maksab siit juba ka 100 eurot, nii et kogu terrass siis jääb kuskil 500 euro tuuri, nii et Lehise terrassi kohta võrreldes siin teiste odavamate variantidega ega nii väga kallis polegi, aga palume tausta välja vahetada ja meie viimane hinnapakkumine kohe tulemas. Meie kõige viimane terrass, millele hinnapakkumine tehti, jäi oma välimuselt selliseks kehvakeseks ja seda sellepärast, et ausalt öelda, kui meie operaatoriga siia Pärnu puumarketisse jõudsime, siis viimane hetkel olemasolev koorem läks lihtsalt välja kliendile. Tegemist on siis puumarketi selle aasta nii-öelda uudisega kahepoolse terrassilauaga, millel siis ühel pool on selline peenem soonistus ja teisel poolel laiem soonistus ja seekord on paigaldus selline mitte otse plokkidele, vaid reguleeritav terrassipost käib siia alla ja nagu näete, saab kasutada ka väiksema ristlõikega alustala terrassi jaoks, kuna neid reguleeritavaid aluseid on lihtne tihedamalt panna. Ning hind tuleb sellisel juhul kokku 433 eurot ja 91 senti. See on siis, taas tuletan meelde, 12 ruutmeetrise terrassi eest. Arvestatud on siin siis kõiki tarvikuid ja vahendeid, mis sellise terrassi puhul teil vaja lähevad ja kinnituskruvideks on seekord arvestatud taas SV kruvi otse ülevalt alla kinnitusega. Niisiis oleme nüüd läbi vaadanud 4 erinevat hinnapakkumist, nii nagu kuulsite, nägite, võib hind kõikuda peaaegu 2 korda, kuid tahan rõhutada siinjuures seda, et hind ei tule tühja koha pealt, hind sõltub ikkagi kasutatava materjali kvaliteedist ja kasutusmugavusest, nii et mõelge enda jaoks väga hästi läbi, mida te tahate saada ning vastavalt sellele tehke ka valikud. Ja kui te neid valikuid teete, siis ma võin täiesti rahuliku südamega öelda, ükskõik kuhu üle Eesti puumarketitesse te lähete, kas Tartus, Pärnus, Tallinnas,
platsi peal on targad, asjalikud mehed, kes annavad teile nõu, kuidas materjali paigaldada, kuidas, milliseid vundamente teha, millise vahega terrassilaudu paigaldada, sest ka sellel on oma tähtsus sõltuvalt, millist materjali te kasutate. Nii et kõigepealt asi selgeks ja siis võite, nii nagu minagi, rahuliku südamega taas võtta tööriistakasti ja minna objekti peale asju paika panema.